Vaata, mida sa teinud oled päevakas. Arvuti kärssab, lajatas Korea. Sulapask. Ma tean täpselt, kuidas see tegelikult oli. Teadis päevakoor öelda. Oi, tervist. Mina olen Estoni Kohver. Ma olen päevakoer ja see on tõestus, et meil on number 1 laul Spotify's olnud eelmine ja üle-eelmine nädal. Ja nüüd me vaatame ja kuulame siis neid laule, mis on teistel jõuluajal olnud väljas. Kruvib või kruvi hooaja esimene, viimane episood algab. No nii, Hans Zimmer ja Interstellar või? Kuule, see on see tuur või? See, kus nad kolmekesi käivad mööda kirikuid või? Seal on see Jaagup Tuis, Kuku Suiste ja Koit Toome. See, kui sa mulle pileti pidi tõstma. Päevakoer läheb kuulama seda koha peale. Aga kurat, ma ikkagi ei saa öelda, et see kruviks nagu. Koit Toome kruvib, alati. Teised väga ei kruvi. Ei, Koit Toome on väga chill, aga ma vaatan seda üldist nagu asja, et kurat, no... 3,5 punkti 10. Teised saavad ka natukene, siis tulebki 5 kokku. Ma arvan, et see kontsert kruvib, aga see lugu ei kruvi pigem. Pigem ei kruvi. Whammi oma kruvib väga. Väga jolly. Täna valget lund on paksult täis. Ott Lepland. Ja kui väljas on nii külm. Kas jõulud muidu nagu vajavad uusi laule juurde? Äkki me saame hakkama nende 3-4-ga, mis olemas olid. Kui sul on jõuluõhtu, sul on see jõulu playlist, vaata, siis keegi tule nagu siuke tot, ma panen selle Ott Leplandi jõululaulu peale, et siin on ikka jõudu sees. Jaa, aga jõulud ei ole eriti jõulud. Ei, siin on jõudu, ma räägin. Ei, ma saan aru, jah. Ott on tugev, vaata. Ott on tugev. Mulle ei meeldi ka see eelmine laul otseselt, aga see on nagu siuke tempokam. Ühesõnaga, sa kuulaks seda rohkem. Aga see kõlbab niimoodi, et kui sul on, ütleme, sa teed mingi Eesti jõulufilmi, need mingid Eija jõulud 3. osa, kus on Liis Lemsalu on juba vanaema. See on see tiitrite laul või? Ja see on tiitrite laul, jah. Põhimõtteliselt see ahjupraat tuleb välja, vaata, kaamera zoomib maja aknast välja. Vegan jõulud on. Lund sajab, kõik tulevad, patsutavad õla peale uuesti üksteisele. Ja põrsas on elus. Ja põrsas on elus, sest see on ilma lihata ahjupraat. Ei kruvi. Ei kruvi. Ei kruvi väga, jah. See hakkab kuidagi kurjemalt ju. Kui raadist jälle kostab It's Christmas time, mul selle vastu valmis on hardcore ride. Teile jõudest räägin ma kuuldi, sest iga aasta lõpul jubedusi sünnib siit. Tuleb jõuluvana, saate kohas Põhjanaba. Mulle tundub, et see on ka nagu siuke omal ajal oli kõva asi. Praegu enam ei ole. Praegu kuidagi ei oska suhestuda. Huvitav, kas meie muusikaga hakkab ka nii olema? Mingid vennad aastal 2030 vaatavad, et mingid tüübid tegid seal 2016 mingid jõululaulu. See biidikäik on iseenesest legit seal see. Vanasti nii oligi. Väga lihtne. Vanasti nii oligi. Vanasti oli väga lihtne muusikat teha. Sa jõuluvana lase maa ning lumehebekesele siis keerata. Siiamaani ma võiks öelda, et pigem nagu kruvib. Aga vaata, ta ammustas nii ammu läbi juba selle, et jõulubuumi eesmärk on sinu raha. Et Ott Lepland küll oma laulus seda ei öelnud. Järgmine aasta võib-olla. Järgmine aasta, jah. Ühesõnaga, ma ei tea, tegelikult ei kruvi. Tore vaheldus. Ma arvan, et kui ma oleks aastal 97 seda kuulanud, siis mul oleks väga kruvinud. Praegu ei kruvi. Mind kruvib. Sul kruvib, või? Jah, täie. Vahi. Väga hull. See on nagu Green Day algus, Aga see ei ole Green Day ilmselgelt. Ema on vintis ja isa on täis. See ei loe, et on jõulu. Kuule, mis värk sellega, kõik ütlevad, et meie uus teema on nagu meie mees, Ma olen hästi palju kuulnud seda ka nagu väljast poolt YouTube'i. Nagu oma inimeste. Ma lugesin, et mingid inimesed ütlesid, et juba esimese plaadi ajal. Mul tundub, et tegelikult nagu ei olda kursis ikkagi. Millega? Et mismoodi meie mees kõlab ja mismoodi kõlab 5-. No Põhja-Korea kõlab suht samamoodi. See on mingi häälekärin, lihtsalt inimesed nagu vaata see on... Varem ei räägitud aga sellest. No ta on vanemaks ka jäänud ja hääl on käriseb rohkem. Et teine Riisalu, Põhja Riisalu.
Põhja-Riisalu. laste karja. Meil oli kunagi, mul oli plaan Põhja-Koreaga kirjutada siuke 3-osaline seriaal. On päev enne jõule. 24 on siis jõulupäev. No seal ka siuksed joomarid tuleb kokku ja siis päev pärast jõule on 3. jaanuar, et nad on tsüklis olnud terves nagu jõulude ja aastavahetuse ja siis seal mingid vennad on ära surnud ja värki. Ja need on suht need jõulud, mis praegu mängivad. Ma mõtlengi, et see võiks olla nagu selle soundtrack. Aga nüüd, kui ma nagu paar aastat hiljem selle stsenaariumi peale mõtlen, siis see tundub jube. Ei, see ei kruvi. Jõulud on ikkagi ilus aeg. Kitarr kruvib, ülejäänud lugu ei kruvi. Siuke läbu jõul ei ole teema. Keerlevaid, langevaid, helbeid on täis. See on Karl Padis ja ma tean kõiki hääli peast. Kui sul ei ole jõululaulus, vaata neid trippuvaid triangli häälega asju, vaata, siis see ei ole jõululaul. See ei ole üldse. Aga kas Visahing on jõulufilm või ei ole? Esimene osa. Kui ta vist toimub jõulude ajal või? Aga kas ta on jõulufilm? No kui ta toimub jõulude ajal. Mis sina arvad? On. Kui ta on jõulude ajal, jah. Mina arvan ka, et on jõulufilm. Ja see on kindlalt jõululaul. Aga see on süke, nagu sellest õhkab sükest nagu klassikalist süütut ilma mingisuguse keerutamiseta jõululaul. Jah, kõik on kained veel. Jah, veel. Ja keegi ei ole oma kingitustes pettunud. Hõõgveinist on kogu alkohol välja keidetud. Just. See on, vaata, need on siuksed, ma ei tea, Miina Härma jõulukontsert kuskil kuradi kirikus. Siis väga kruviks. Nii ongi. Aga siiski ei kruvi? Ei, mul kruvib väga. Ma mõtlen selle Miina Härma kontserdi peale ja siis hakkab kruvima. No see on Taukar, jah? Veel und, mõtteisast und. Ei ole. Mida me kuulma pidime? Stig Restot kuulame hoopis. See ei ole Taukar, või? Nüüd küll ei kruvi enam. Peale seda põrutavat uudist. Sugulaste juurde me lähme jõulujärgsel päeval. Miks sa sellest laulma pead, noh? Vend kirjeldab lihtsalt asju, mis ümber toimuvad. Mingisugune kuradi pere ja kodu artikkel vend võtab ja loeb ette nagu. No nii sa saad tegelikult iga jõululaulu, millest on rääginud, noh, väljas sajab lund, on ju, midagi keerleb, jõuluvana on kuskilt hakanud tulema, et nad räägivad ka situatsiooni. Tal tuli jõuluvana või? Minu meelest ta lihtsalt sõitis mööda Eestit ringi, pani küünlaid ja käis sugulastel külas. Mida need jõululaud rohkem on kui situatsiooni muusika? 24. olen Tallinnas ja 25 lähen korra Tartusse ja siis käib vanaema juures ja kuradi kõva ja Stig Rästa viitsitame koos looga. Õhtul käi koeraga väljas korraks. Ja koer on ka vaja välja saada ja kõht on nii täis. Sama vist. Stig Rästa jõulud on suht samad, on mul jõulud. Ma olen ühed jõulud elu sees veetnud Levikas. See on nagu hästi kurb. See oli päris kurb, jah. Jõulude ajal minnakse koju. Jah, mine sinagi. Mine sina ka koju jõuludeks. Ära mine Levikasse. See lugu, mul jäi selles, et ta läheb hästi kiiresti meelest ära, et siis pigem nagu ei peaks ütlema, ei kruvi. See oli kehva võitu. Oho! No. Ei kruvi. Laada. Samara, kohver tantsib paljaga raaga. Tegelikult ei kruvi enam. Nagu väga. Ei kruvi sul või? Mitte väga, jah. Ma mäletan, seda oli jube lõbus oli teha seda laulu. See lugu kirjutas ise ennast? Ja, väga kiiresti kirjutas. Peaks vaatama, kuidas need Spotify numbrid on. Vaata, see on iga aasta on mingisuguse nagu hüppe teinud. Ma loodan, et see laul jääb kuhugi nagu mingisse perioodi. Täna me ei teeks sellist laulu. Meil on 2 korda on niisugust tabula rasa kuradi momenti olnud, et uus peatükk hakkab, on ju. See on mingisugune 2 peatükki tagasi. Ja tol ajal ta oli lahe, ta oli teistsugust ja ta serveerib oma pointi seal väga hästi minu mõelest. Aga jah. See ongi kogu võtmesõna on tol ajal. Täna ma nagu ei näe sellel laulul mitte mingisuguses playlistis, mitte mingisugust kohta. Kui inimesed pidudel mängivad seda, siis nagu... Mängige kuradi paaris tõuke, et see on nagu laul, mis ka laul on, see on ikka jura. See on arengupeetus, kui me praegu hakkaks tegema sellist laulu. Ma ei tea. Nii ilusasti räägid. Mul on selle loo vastu tagasi ulatuv austus, nii et kruvib. Ei, kindlasti ei. Täna ei kruvi. Oo!
see on kõva. Kuidas see oli, et kas 3 tüdrukut tahavad tulla maailma kõige originaalsemate kuttidega autoga sõitma või kuidas? Midagi sellist oli. Hedvig Hanson, Mart Marisalu, Maarja-Liis Ilus ja Pearu Paulus. Ja see käib. See on Ace of Base tegelikult nagu. See on suht Ace of Base, no. See ongi põhimõtteliselt vennad võtsid, vaatasid, mida Ace of Base teeb ja siis tegid samasuguse laulu, aga jõuludeks. Mäletan, kui ma Titanina seda videot nägin, siis see oli ikka siuke midagi nii ägedat. Mis autoga sõitsid seal, kas see oli mingi Mersu või? Ma tol ajal olid Omegad olid kõvad. See oli Omega. Vaata, meil olid Tartu poisid, me vaatasime neid Verit ja siukseid sarju ja siis me vaatasime, et täitsa perss, kui äge siin Tallinnas on, et mingid valged tulika Omegad sõidavad ringi ja kõigil on plekki ja... Ongi jah, kõrged majad, no? Aga see on see, kui Mart Marisel on see makk on õla peal, no? Ei ole nagu kõige FM hibidi-habadi-rabadi värk ka tal, no. Et siuke hääl on kõva ja flow on täitsa paigas ja varumehe teema, no? Jaa, andeks poiss see Mart Marisel. Ei, see on lege, see on ja jääb, kruvib. Väga kruvib. Algus on pull iseenest. See on raudselt mingi küberrünnak ja karma või midagi sellist. Hoia kinni, kuni tuleb jälle. On jah. On küberrünnak ja karma või? Paluhagu annan tublilt hiljem. Ja ma vist olen isegi korra kuulnud seda kunagi. Pohlamus ja verivõrsti kuhis. See mees on sitaks äge. Ma hakkasin sel aastal verivõrsti sööma. Muidu ei söönud. Mulle nagu ei meeldinud, ma ei tea, mulle maitsenud ka. Pigem ka, aga mul oli, ma arvan, mingisugune 3 aastat tagasi, äkki enne seda oli ka pigem cancel, aga... Jah, ja nüüd mul oli revelatsioone. Jah, me hakkasime oma peaga mõtlema nüüd ja hakkasime verivõrsti sööma. Sa praekapsad sööd ikka? Normaalne. Ma teen kodus vahepeal neid hot dog'e, vaata, et paned selle... Nagu USA stiilis, et see praekapsas sinna sisse ja see on teema. Jõuludeks tehke siis USA stiilis hot dog'e omale. Verivorstiga hot dog praekapsas. Oi, see on jäle. Kunagi mingid vennad tegid verivorstiga pitsat, ära tee seda. See, ma ei tea, okei on. Otselt ei kruvi, okei on. No kui sa pead valima, noh, ei või jaa, noh. Maailma lihtsam otsus. Okei, toredad poisid on hullult kruvib. Sa isegi pidad ütlema hullult kruvib ja selles ma ise otsa silma. Okei, kruvib, sest nad on kihvtid tüübid. No nägid, kruvib. Ja saigi läbi, nagu ka see episood Kruvib või Kruvi saatest. Meie olime 5 miinust Kohver ja Päevakoer. Ja. Koomiksid saab igalt poolt, kus müüakse ajakirju ja minge kuulake laule sealt, kus saab igalt poolt laule kuulata ja 18 veebruar on meie üle pika aja esimene kontsert Tartus. Sotsiaalmeediat meil jälgige, saate teada kõike. Häid jõule! Head jõulu, jah. Pidage siis meeles ka neid, kellel ei lähe hästi.